Good morning, Tallinn, mitte Texas. Unine nägu, ma panen prillid ette, siis on parem. Päevad on jõudnud nii kaugele, et meil on reede Jump for Drift. Täna meil on ainult striidipäev. Minu autol on tehniline komisjon, Autospordiliit ja siis meie tehniline vaatavad auto üle. Vaatavad, kas kõik on ok, Tim. Ja homme on võistluspäev, siis Street Top 16 ja Semi-Pro kõik kvallid ja Pro kvallid ka. Ja näeme seda kõik nüüd haigutada. Aga jaa, autoga nii palju siis oleme teinud peale Lätit, et oil-gauge tankid tegime autole, mis on siis Eesti reeglistikus nüüd vaja kastile ja diffrile. Mootorile on juba olemas olnud, sest meil on turbokas. Siis eemaldasime igasugused õlilekked, mingi kvartalilt käegukasti, mingid punnid mootoril, igasugused mingid otsakaaned ja no ühesõnaga kõik siuksed asjad eemaldasime leketega. Mul tuli just meelde, et ma ei unustaks diffrile õli juurde täna panna. Ma pean sulle kiiresti kirja, muidu meil on pahandus. Ja niisama mingid muud modifikatsioonid, asjad, särgid, värgid, jutud. Kindlasti kõik mõtlete, miks meil praegu autol disaini ei ole. Ärge muretsege, see tuleb. Kuna meil nii lahe disain ja nii kõva värk, siis koroona, kõik asjad tegid meil nii palju kahju, et meil on igalt poolt kõikide asjadega, mis üldse puudutab natukenegi motorsporti, on siuksed tarneprobleemid, et see on lihtsalt, te peaks meil kõigile suure aplausi tegema, et me kõik üldse rajale oleme jõudnud, sest et reaalselt normaalsed õlid on otsas, refid on normaalselt otsas, Westlake'i pole üldse saada, me sõidame praegu üldse Extreme Refiga, igasugused varuosad, nüüd tuli veel see kõikidelt Euroopa Liidust ja ma ei tea, igalt poolt tellimise asjadega tulid need mingid maksud veel juurde eraldi ja no ühesõnaga kõik asjad on vaja deklareerida ja see on nii õudne ja meie kile peab ka kuskilt tulema ja see on design loading, kõige lihtsam. Aga ühesõnaga hakkan liigutama, hommik on praegu vara, aga et jõuaks õigeks ajaks sinna tehnilisse, meil oli vist 17.20 see Laitse rallipargis. Siis ma võtan treilatikist ja siis võtan auto peale ja pum sinna, aga praegu on veel vaja mul mingi kill switchi lülitile vedada mingisugune juhe, et kui midagi juhtub autoga, siis saab keegi väljast tõmmata selle välja ja auto sureb kohe välja, nii et yes. Hakkame toimetama. Jaa, ma olen juuksuris vahepeal käinud. Hommikul ma ei olnud nii ilus. Auto on treileri peal taga. Lars on üles korjatud vahepeal. Jah, ühesõnaga meil on mingi tund on aega ja me oleme laagris, nii et me tulistame. Me jälle autos tagasi, midagi pole muutunud. Ei, tegelikult on väga palju muutunud ja meil on mingi naljakas kleeps on esiklaasi peal, mis näitab meile, et me võime nüüd driftima minna. Ready to drift kleeps on peal. See on väga mõnus kleeps. Nüüd liigume Ulme Shine'i, et auto puhtaks pesta ja siis juba edasi garaaži asju pakkima ja
9.20 vist oli juba võistlus, nii et 9.20 oli koosolek ja kohe peale seda oleme sõitma ka, eks me märkame mingi pool 6, kell 6, kell 5, kell 4, et ma ei tea, vaatab sõltub, millal me asjad kokku saame. Need peaks ju öösel kokku panema. No õnneks meil on nagu auto on valmis reila peal, see on tavaliselt kõige hullem asi, mis aega võtab. Ma õlid vahetasin juba ära garaažis, kõik ja filtrid ja kõik jutud, nii et ongi garaaži viimasest driftist on enamus asjad pakitud, mingid tööriistakohvrid kiiresti kokku lappida, mingid õlid, mis ma nüüd täna külge panin, need uuesti täiendada Atoi asjadega, panna kõik kastid kokku ilusti ja bussi ja ongi valmis. Seega no problemo. Nüüd läheme võtame mingi söögi, sest viimane söök oli eile õhtul kananagitsad, nii et okei, näeme ulmes. Kes tahaks oma autot sama shine'iks, siis Ulmer Shine, sest et see vend lihtsalt mental haige tüüp teeb lihtsalt südamega tööd nagu. Me olime mingi laseveega ülihea tüüp lihtsalt. Ulme, ehk siis ulmershine.ee, minge Facebookis, Instas kindlasti leiate ka üles ja minge peske oma kuradi autot puhtaks poleeriga ja vahatage, kindlasti saab mingi kiletamist tema kaudu, kõik. Et lihtsalt mine küsi, tüüp aitab sind 0-100 lihtsalt ainult küsimise vajab. Aga jah, me toimetame edasi. Check my balance, I probably pull up to your hood and come buy me a nigga. You know that your so that they crazy, don't think she lie to you nigga. Leave these out with your hoe on the pop in the boat, now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the dope, act like I don't know, but fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go eat the bank and take out 100 to show you my pockets are different. I'm out with your bitch and I only want knowledge, she got a little mileage, I'm chillin'. You disrespect me and I beat you, I step all in front of your partners and children. I'm the type that they think that I'm broke until I pop out with $1 million. Take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Say fucking with me and you gotta grow up. This nigga gotta be kid. This shit can't fit in my pocket. I got it like I hit the lottery. No nii, võistlejate koosolekul käidud. Me oleme juba ilusti jõudnud Laitsesse. Samal ajal kui maa koosolekul olin, pandi ilusti boks ülesse. Rallipoe peaesindaja on ka kohale jõudnud. Rallipoe tiim. Miks on vale noka, mis peal? Ma ei tea, mulle ei antud, ma ei ole Michael Motorsport. Ma olen Rallipoe ametlik esindaja. Tom, siis tead, kui mingi hädafirmaga on, siis saad Larsile kirjutada. Ärge mulle ühtegi meili saata, ma ei loe neid. Te võite saata, ma ei loe neid. Väljad, rehvid, bussid, suprad. Ühesõnaga varsti kunagi saab trenni juba minna. No nii, oleme office'is tagasi. Olen jõudnud oma väiksesse kontorisse. Hea palav kontor. Aga Lars pumpab seal rehve meil. Paneme rehvi rõhu paika. Tõmban siin paar ringi ära, vaatame, mis saab hakkab ja Laitse on kõva rada. Mine kütta line-upis, paneme rehvi rõhu paika. Tere Eesti rahvas. Kuidas läheb? Me läheme driftima. Jah, line-upi. Shit out of nigga, no talking. I don't like to argue with you. I just don't. Ain't gon' be no more laughs. You see me whip out, cause I'm gon' be the shot me a nigga. I don't follow no pieces on IG, but all of your bitches, they following me. The nigga ain't gon' shoot shit with they
gone. Shit like I smell cologne. I just signed a deal, I'm on. I do what I want, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. Back in the mail, it's gone. Shit like I smell cologne. I just signed a deal, I'm on. I do what I want, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. käsipiduriga, aga loomuliku flikiga, nagu praegu tuleb siit Michael Reiljan, Michael Motorsport. No rooliga mängimist on temal küll ja veel, seda võiks kindlasti vähem olla, aga suudab, tundub, et ühendada välised jooned ja õiged sisejooned väga kenasti. Opa piirdesse, sealt läks gramm sirgeks auto ja nüüd on raske siit raja lõpuosa läbida. Ja Michael Reiljan. Ja väga ilusti tuli üle A-disain hüppe, läbib lunnakurvi kenasti suitsupilve saatel. Kena flip FS teenuste kurvi ja küpsetab korralikult elu 24 kurvis, mahub piirete vahel ära ja tuleb üle laserfiniši. Aplaus Michael Reiljan! Lõpuks ameti me ei pea tegelema mingite tehniliste jamadega. Aga sa jätsid ikka kuradi viimasel hetkele selle. Räme pinge oli peal. Ma niimoodi värisesin seal, nagu võtsin vaata mu kätte. See esimene sein lihtsalt oli ainult selleks tehtud, et saaks asja huvitavamaks teha. Et me ei viitsi igavalt asju teha. Kõik viimasel hetkel, viimase ringiga. Aga tegime ära vähemalt. See tuli väga hea sõit. Väga hea sõit. Michael tegi väga kõva sõidu kvalli 5. tulemusega. Ma arvan, et ta on kindlasti väga rahul nii-öelda kohaga kvallis, küll aga punktidega on palju parandada. Sest oleme semiproos ka ikkagi näinud siuke 90 ja üle punkte. Ja sealt tuleb siis hirmsa hea hooga Michael Reiljan kenasti sügavale sisse, aga hästi kopeerib Jens. Küll aga väikse vahega, nüüd saab Jens järgi sealt ja Reiljan võtab soovitud kvallijoone seal väga sügavalt kenasti sees ja nüüd on kiirust ka, et sõita eest ära natukene. Ai, seal väike otseks laskmine peaaegu oli. Noh, nii ja naa, sõltub ilmselt nüüd siis kohtunike otsusest. Nii, Edgar sees ja Michael jälitamas. Ja Michael alustab väga tugevalt, veidi varem teeb isegi driftiga algust kui konkurent. Jääb nüüd luunagrupp kurvis veidi maha ja ülejäänud raja jälitab tugevalt oma vastast. Aga eksib enne viimast poole vahetust. Edgar Sensis ja Michael Reiljan. Jou, oleme siis Laitsest ära tulnud, meil on sõidud läbi, aga midagi ei olegi. Kvallis saime 4. tulemuse, see oli päris hea 19 sõitest. Sõit oli nii isegi, et me jagasime punkte kellegagi. Jaa, 3. 4. kohaga, ei 3. 4. 4. 5. 3. 4. 5. vist. Ja siis me läksime top 32 sõitma lätlasega ja auto oli hea ja lihtsalt jäi enda vajaka sõiduoskus, aga pole hullu, me oleme Larsiga kohe varsti asumisele jälle. Jah, meil oli esimest korda ainukene mure auto puhul see, et meil oli finaalis piisavalt rehve, mitte see, et auto kas üldse jõuab finaali kuidagi oma tehnilise seisukorraga. Ehk siis... Oot, ma pean korvi võtma. Ilmselt meid te näete järgmises videos, mis siis on Daugavpils Drift Festival, kuhu me Larsiga lähme täpselt ei vähem kui rohkem 5 päeva pärast hakkame startima Valgevene piiri äärde. Ehk siis näeme seal.
like, share, subscribe. Oh, you a trip, cause me and you, we got a thing.